Iraan vastas meeleheitlikult pärast seda, kui Trump lükkas edasi juba ettevalmistatud rünnakud režiimi vastu ja nõustus andma diplomaatiale viimase võimaluse sellel teisipäeval 19. mail 2026. Teheran ei tulnud välja selge ettepanekuga tuumakriisi lõpetamiseks, ei näidanud üles tõelist valmisolekut taganeda ega andnud konkreetseid garantiisid. Selle asemel tormas ta sotsiaalmeediasse ametlike avalduste juurde ja tänavatele, püüdes müüa võiduna seda, mis tegelikult oli vaid Washingtoni poolt Pärsia lahe riikide palvel antud paus. Iraani propagandaaparaat püüdis seda edasilükkamist kasutada propagandaks, väites, et nad ei kavatse alistuda, süüdistades Trumpi bluffimises ja näidates toetajaid, kes karjuvad Ameerika Ühendriikide vastu. Kuid reaktsioon oli närviline, sest režiim teab, et Ameerika ähvardus on endiselt täielikult jõus. Trump peatas rünnaku, kuid ei viinud lennukeid tagasi, ei vähendanud survet ega leevendanud oma peamist nõudmist. Iraan ei tohi tuumarelva poole liikuda. Ja just siin muutub olukord ajatollade jaoks veelgi raskemaks, sest režiim püüab oma rahva ees näida olukorda kontrollivat, kuid kogu selle lärmi taga kummitab Teherani nüüd üks küsimus. Kui Trump lükkas rünnaku edasi vaid mõneks päevaks, mis juhtub siis, kui see tähtaeg läbi saab? Kohe räägin sulle sellest kõigest, aga praegu tahad kindlasti olla kanali tellija, et olla hästi informeeritud. Täielik, reaalajas info, parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Milson Alvese globaalusaldusväärsuse standardi järgi. Reaktsioon tuli Iraani süsteemi seestpoolt. Režiimiga seotud võimu esindajad ütlesid, et dialoog ei tähenda alistumist, samal ajal kui valitsuse toetajad ilmusid Teheranis välja meeleavaldustel, kus hüüti loosungeid Ameerika Ühendriikide vastu. Sõnum saadeti Iraanis sissepoole, püüdes hoida režiimi toetajaskonda mobiliseerituna, sest Trumpi paus avas ajatollade jaoks ohtliku akna. Kas nad aksepteerivad rangeid piiranguid tuumaprogrammile või seisavad taas silmitsi Ameerika rünnakuga, mis oli juba valmis elluviimiseks? Iraani vastuse keskne punkt ei olnud jõud, vaid poliitiline hirm, mis oli maskeeritud bravuurina. Mohsen Rezai, Iraani kaalutlusnõukogu liige ja endine revolutsioonilise kaardiväe komandör, tegi Trumpi üle nalja, kuna ta määras rünnakule tähtaja ja siis tühistas selle. Öeldes, et Iraani vägede raudne rusikas sunnib Ameerika Ühendriike taanduma. Teine Iraani komandör Ali Abdullah hoiatas uue valearvestuse eest ja lubas uue agressiooni korral tugevamat vastust. Režiim otsustas kõva häält teha just seetõttu, et teab, et läbirääkimised käivad nüüd Ameerika surve all. Trump ei ole survet lõpetanud. Ta lihtsalt hoidis mõne päeva nuppu vajutamata. Valge Maja väidab, et käimas on tõsised läbirääkimised, kuid Ameerika president ise hoiatas, et oli vaid tunni kaugusel rünnaku otsustamisest ning Ameerika Ühendriigid võivad Iraani uuesti rünnata, kui kokkulepet ei saavutata. Trumpi mainitud ajavahemik on lühike, 2 või 3 päeva, võib-olla kuni nädalavahetuse lõpuni või järgmise nädala alguseni. See jätab Teherani kitsasse olukorda, sest iga tuline kõne peab arvestama sõjalise reaalsusega, et Ameerika lennukid ja laevad on endiselt positsioonil. Liikumine algas pärast seda, kui Katar, Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid palusid Trumpilt rohkem aega. Need Pärsia lahe riigid ütlesid, et kaudsed läbirääkimised võivad olla tulemusele lähedal ja seetõttu rünnak lükati edasi. Katar kinnitas samuti, et Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahelised läbirääkimised vajavad rohkem aega. Just selles olukorras püüdis Iraani režiim luua vastupanu narratiivi, nagu oleks Ameerika paus Washingtoni kaotus. Kuid ajapikenduse palve tuli piirkondlikelt vahendajatelt, mitte Iraanilt, kes oleks olnud mugavas positsioonis. Teheran püüdis samuti kasutada riigitelevisiooni ja sotsiaalmeediat, et väita, nagu oleks Trump taganenud hirmust, kuid sündmuste käik näitab hoopis midagi muud. Ameerika president teatas, et ta on andnud loa ulatusliku rünnaku ettevalmistamiseks ning et Ameerika väed peavad olema valmis tegutsema igal hetkel, kui vastuvõetavat kokkulepet ei saavutata. Iraani riigimeedia nimetas pausi taganemiseks, kuid tegelikkuses sai režiim ajapikendust, mitte garantiid. Ja Trumpi antud ajapikendus ei ole armuandmine, vaid ultimaatum, mis annab veel mõneks tunniks hingetõmbe aega. Iraani meeleheitlik vastus ilmneb ka selles, kuidas režiim püüab segada läbirääkimisi avaliku väljakutsega.
President Massoud Pezeshkian ütles, et rääkimine ei tähenda alistumist ning eesmärk on kaitsta Iraani rahva õigusi. See lause oli mõeldud sisetarbimiseks. Režiim peab oma rahvale ütlema, et nad ei põlvita, isegi kui nad kasutavad vahendajatena Pakistani ning loodavad, et Katar ja teised Pärsia lahe riigid hoiavad Trumpi veel mõne päeva tagasi. Ameerika nõudmine on endiselt kriisi keskmes. Takistada Iraanil tuumarelva poole liikumist. Trump ütles, et kokkuleppe võimalus on olemas, kuid hoiatas, et Ameerika Ühendriigid on valmis ulatuslikuks rünnakuks, kui Teheran ei nõustu ohule lõpu tegemisega. Läbirääkimised ei toimu sellepärast, et Iraani režiim oleks muutunud heldeks. See toimub sellepärast, et Trump on seadnud režiimi silmitsi sõjaliste kulude, majandusliku surve ja piirkondliku isolatsiooniga. Iisrael jälgib olukorda maksimaalse valvsusega, sest iga valesti tehtud järeleandmine Iraanile võib kujutada endast uut ohtu piirkonna julgeolekule. Samal ajal püüavad Pärsia lahe riigid vältida suuremat sõjalist konflikti. Mitte sellepärast, et nad usaldaksid Iraani režiimi, vaid kuna nad teavad, et avatud sõda mõjutaks transporditeid, energiat, kaubandust ja sisemist stabiilsust. Iraan on sellest murest aru saanud ja püüab kasutada piirkondliku hirmu kilbina. Kuid nüüd on Trump sidunud selle kilbil lühikese tähtajaga. Kui diplomaatia ebaõnnestub, võtab järje üle Ameerika jõud. Ka revolutsiooniline kaardivägi ilmus provokatsiooni keskmesse. Levivates uudistes märgivad analüütikud ja ametnikud, et Iraani võimustruktuur ei piirdu ainult ametliku valitsusega, sest kaardivägi kontrollib režiimi olulist osa, repressioone, agressiivset välispoliitikat ja piirkondlikku mõju. Seetõttu on Teherani avalikud sõnavõtud ähvardava tooniga. Režiim peab veenma oma liitlasi, poolehoidjaid ja komandöre, et ta juhib endiselt mängu. Kuid avalduste kiireloomulisus näitab hoopis vastupidist. Trump vajutas valusale kohale ja Iraan vastas valjuhäälselt, et mitte näida nurka surutuna. Järgmine samm sõltub nüüd praktilisest küsimusest. Kas Iraan esitab vastuvõetava ettepaneku või jätkab vastupanupoosi etendamist samal ajal aega võites? Valge Maja ootab tõsisemaid kõnelusi tuumaprogrammi üle. Ja Donald Trump on juba selgelt öelnud, et ta ei aktsepteeri tühje manöövreid. Iraani režiimi jaoks tundub järeleandmine alandusena, kuid liiga suur vastupanu võib tuua uue rünnaku. Teheran peab sisemiselt tugevana näima, samal ajal kui ta püüab välisest survest ellu jääda. Vahetu tagajärg on poliitiline ja sõjaline tagasilugemine. Kui Katar, Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid ja Pakistan suudavad Teheranilt reaalse ettepaneku välja meelitada, võib Trump pausi säilitada ja seda müüa kui režiimi strateegilist alistumist ilma rünnakut alustamata. Kui Iraan jätkab vastamist ähvarduste, provokatsioonide ja loosungitega, on Valge Maja juba ette valmistanud pinnase, et öelda, et nad proovisid diplomaatilist lahendust, kuid režiim valis vastasseisu. Just selles punktis kaalub Iraani meeleheitlik vastus kõige rohkem. Nad püüavad varjata nõrkust, kuid näitavad maailmale, et Trumpi tähtaeg raputas Teherani käsukeskust. Mina olen Milson Alves, Global rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alves Global kogukonnaga.